Raimar Transport otsustas laiendada oma tegevust ning siseneda ka e-poe valdkonda, et pakkuda inimestele vajalikke kaupu turvaliseks transpordiks. Selleks otsustati muuta ettevõtte nime lihtsamaks ja konkreetsemaks, valides uueks nimeks lihtsalt Raimar. Hommik. Majutusasutus on siis selline, on esmaspäev ka muideks, hakkab siis pihta tagasi sõit ja Eesti järgi on kell 2. Iirimaal saab 12 ja nii-öelda aeti välja ära, et öeldi, et on vaja hakata koristama, et laev läheb alles kell 6 ja 2 tundi sõidan sinna, seega mul on päris palju jälle passimist, aga vahet ei ole, lähme kohale ära ja see on päris, see on täitsa raja kõrval on see majutusasutus ja päris äge, aga lähme ja hakkame selle teekonnaga pihta. Teed on neil korralikud, aga see on praegu lai koht, aga kitsad on neil teed, väga kitsad. Omadega laevas või nii, jõudsin laeva, vaatame üle ka siis kiirelt selle pesa siin, et selline tundub uus laev või tutikas laev olevat, voodi, täitsa pehme, mõnus vaip, jällegi telekas, vannituba ja väike istumisnurgaka, aga mul vist laadjaga tekib probleeme. Ma pean vaatama, kas ma siit kuidagi saan. Ja siin on nagi, peegel. Mis peegel see? See on suurenduspeegel. Aga jah, et selline see on. Päris viisakas. See on kuppe. Nii. Hommik omadega Prantsusmaal laevas maas ja algab sõit circa seal 2800-300 kilti ja vaatame, loodetavasti trip läheb nii nagu tulles, et murevabalt ja ainult sõitmisvaev. Vaatame, mitu peatust teen. Magatud sai küllaga ja olen puhanud ja anname minna, et ma olin loll, laevas oli see, ma mõtlesin, miks see tuba nii külm on. Ja seal seina peal oli termostat või see, mida pidi nagu timmima. Ja selle ma alles timmisin hommikul, seega ma olen hääl, kõik asjad on ära, kurk on valus, ma külmetasin ära ennast. Et see on nagu rõve, aga nüüd ma olen enda soojas kontoris nii-öelda ja paneme koju ajama ja loodetavasti läheb kõik hästi. Teemaksupunktid on siis sellised, et siin on sellised tee peal läbilaskekohad. Paned siis, kus maksma ei pea, seal antakse tiket ja siis järgmises tollis pead niikuinii maksma siis. Paned tiketi sisse. Ja tšekiga. Ja поехали. Ummik. Jälle. Loodetavasti see nii pikk ei ole. Näitab, et mingi avarii on ees olnud. Enne näitas 18 minutit ummikut, aga tundub, et siin sellised asju tuleb ette. Et kui mingi viga tee peale tekib, siis ummik ja selline seisak on väga kerge tulema. Ma ei tea, mis ma teen. See üks öökoht, kus ma seal linna sees ööbisin Saksas. Ma jõuaksin siin enam-vähem kella 12-ks. No ütleme jämedalt 1 saaks seal ööbida, sõidaks edasi, oleks puhanud.
saaks päev otsa sõita rahulikult. Ja siis peaks enam-vähem Eestisse välja jõudma. Siis kui ma Poola selle ööbimiskohani venitaks, siis ma jõuaks kell 9. Kell 9 nagu ka mõttetu magama minna. Ma ei tea, mis ma teen. Kella saab kohe 3 öösel ja need Saksas hetkel ei olnud mingit soodsat majutust või mõistliku hinnaga majutust. Ja siis sai võetud vastu otsus, et ma sõidan ka öösel. Ma ei tea, kas ma lõpuni välja sõidan, sest ikkagi päris palju on sõita. Aga saabki selle Saksa, vähemalt praegu on teed tühjad, saab Saksa väga mõnusalt kiirelt ära sõidetud, ainult uha, et tempo on hea. Aga ma olen haigeks jäänud täitsa lõpp. Tere hommikust, Poola! Kell on 4:35. Olen praegu siin tee ääres. Ma ei saa enam mitte midagi aru. Täpselt nagu refleks, ma ei tea. Kõik hakkas liikuma, värgid, särgid. Ja rekka jäi minust hästi maha. Ja kõik võbeles. Aga rehvid on kõik täis. Ma ei saa mitte midagi aru. Siia taha minu arust seekord ei pannud kiletki. Väga huvitav. Kõik on ilusti kinni. Rehvid on täis. What the fuck? Ma ei saa mitte midagi aru. Ju siis pill on tõrgu. Saa. Ei saa aru, mis toimub. Ei saa aru. See oli väga imelik. Ju siis on kõik kinni. Ma ei näe, et kuskilt midagi oleks. Võitleme siin erinevate seisakute ja teetööde ja asjadega ja kogu aeg üks jama otsa, rahulikult sõita ei saagi, aga me liigume, tasapisi, aga liigume. Ma lihtsalt tahtsin mainida seda, et kes veel Poolas on käinud, ma ei tea, kuidas nagu linnasiseselt on, aga mulle meeldib, kui puhas on nende kiirtee, et väga vähe rämpsu, kui pigem mitte, ja graffitit on ka peaaegu olevatu. Seega väga lahe. Ise olen haige, panin maika selga, et see päike on kuidagi nagu just salongi sisse, siis must riie võttis nii jõhkralt seda päikest enda külge, et oli nagu nii rõvedalt palav, aga samas konditsioneer nagu külmetab kurku või midagi. Siis ma mõtlesin, ma tõmban konti vähemaks ja panen maika selga, siis see päike ei ründa mind, aga ma arvan hääle järgi saate aru, et mul on kõik asjad kinni, on umbes omadega. Aga seiklus jätkub ja vaatame, mis siin toimub veel. Mulle meeldib Google Maps. Küsis ennem, kui ma olin selle nii-öelda kiirtee peal, et kas sa tahad 7 minutit kiiremat teed? Jah, sa tahad. Mis sellest, et sul läheb selle läbimiseks üle poole tunni rohkem? Olen siis siin kuskil Poola nii-öelda selle kiirtee kõrval. Liiklusjärg ütleks, et see on jah, mingi möödasõit või kiirem tee, aga päris palju on olnud siin nikerdamist läbi linna ja asjade ja see tee ei ole kõige parem ka,
teede korrasoleku puhul siis tundub, et kõik papid on läinud kiirteele. Ju siis Brüssel on visanud pappi, et kaup liiguks kiiremini Saksa ja Prantsusmaale. Aga kõrvaltänavad jah, ei ole nii head, viskab ikka seda Läti ja Leedu hõngu, et meil Eestis on ikka üli head teed, olge õnnelikud. Hingumises kasu ka tagasi kiirteel. Siin Leedus on ka 4-realise tee ehitus käib, et keegi on ikkagi kuskilt normaalselt papid taha lükanud, et tavai, teeme selle kuradi Tallinnani see 4-realise tee vähemalt ära, et siis saab kaup kiiremini liikuma, et tundub, et keegi on ikka midagi on orgunninud, et siin lõpeb ära, aga neil on veel üli palju teha ja minu arust nagu üli hilja on alustatud, ma ei saa aru, mida nagu Saksal juba, ma ei tea, mingi kiirteed 100 aastat olnud, ma ei tea täpselt, aga nagu, ma ei tea, 30 aastat taas iseseisvust oleks võinud juba nagu pärast esimest 10 aastat juba hakata nagu korralikult seda ehitama. Ma ei tea, minust on hilja peale jäädud, aga parem hilja kui mitte kunagi. Nii, olengi kohale jõudnud, kell on, mis see kell on? Telefon. 11 õhtul ja lasen Urmu X5 sealt ära ja siis panen pilli siia, tõmban kerge kile ümber ja siis on kõik 32 tundi jutti sõitmist. Ärge teie sellist asja järgi tehke, sest see on ebatervislik, pluss on väga ohtlik. Kuna ma seda teinud varem olen, mitte küll nii kaua, aga ma juba tean, kuidas endaga toime tulla, kuidas mitte tukkuma jääda või nokkima hakata nii-öelda ja nii edasi, aga ütleme niimoodi, et see oli selline enesetest, et vaadata, kas ma saan hakkama ja sain hakkama. 0 nokkimist kusjuures. Hakkas vahepeal nagu raske küll, aga siis ma tegin enda asju, mis ma tegema pean, et uni peale ei tuleks ja ongi sõit tehtud, nii et super luks. Tallinnasse ka veel vaja viia, aga noh, see on juba köki-möki. Neljapäev, hommik, lõuna juba 12.23 ja nagu ei oleks ära käinudki, et täitsa omas kodus ja lähen viime Tallinnasse ära Randalu hakkab seda pesema, sest tal seal kaotades tegi burnouti ja läks pill põlema. Mitte nagu põlema, vaid rehvides nii-öelda ja siis kustutajad panid usinalt seda pulbrit talle autole ja nüüd ta peab väga korralikult selle üle pesema, muidu väidetavalt pidi väga kehvasti minema. Väga kehvasti siis selles mõttes, et see pulber pidi söövitama seda metalli või noh, roostetama hakkama või mis iganes seal, et selles mõttes väga kehvasti. Nii, Randalu pill juba omadega ära antud. Läks ta kohe pesulasse, et see pulber, tulekustuti pulber maha saada ja mina juba uue Mersu roolis, et sai rendist võetud siis Mersu ja plaanin siis testida nädal aega, kuidas on tööd Tartus. Ma ei mäleta, kuidas seda nimetatakse, kas see on Bolt Premium või? Et kuidas sellel on Tartus tööd? Paraku, no, ma tegelikult ei taha nagu seda teha, aga kuna ma Randalu pilli viisin ära ja ma oleks pidanud bussiga tagasi tulema, siis ma lihtsalt tahtsin prooviks võtta ja vaadata üle, kuidas premiumil tööd Tartus on, sest seda tavaklassi ma ei taha sõita, premiumit vaatame, kuidas sellega läheb ja siis ma tean, kuidas enda plaane teha, sest mingeid asju ma pean suure tõenäosusega korrigeerima. Ma lihtsalt kardan, et see e-poe ehitamine võtab natuke rohkem aega ja puksiiri otsasid nagu nii palju peale ei tule. Teda tuleb, aga mitte nii palju ja kasvuhoonete hooaeg saab kohe läbi, siis see läheb ka vähemaks ja mul on teatud summa, mida ma pean iga kuu tegema ja ennem Liirimaale minekut ma
sain pea 2 nädalat vist, nädal või kaua ma seal mässasin, 2 vist. Ja pigem mõned päevad tulid üle, mõned päevad, no pigem ta oli seal ikkagi igapäevaselt nagu miinused, et ma pean vaatama, kuidas ma enda asju sätin. Muidugi jah, ma alles kohe alustan reklaami asjadega ja siis kindlasti tuleb tööd juurde, aga ma lihtsalt tahan nagu ära näha, et kas sellel on nagu variant või ei ole, et lihtsalt testi mõttes proovime siis nädal aega premium taksot sõita. Reede peopäev praegu siin Hollywoodi parklas ja selline uus Mersu vaja Tallinnasse viia. E300 diiselelekter, selline värk. Teeme ikka need vanad head pildid, siit ka seda. Aga jah, kui näete, siis ei ole minu Agis, on tuttav oma, kellelt ma olen teda 1 000 000 aastat laenanud ja mu enda Agisel see parempoolne tagatuli on katki ja ei leidnud uut tuld. See pistik ei sobinud, mis seal oli, seega peab vaatama. Kodutöö mul tegemata ei olnud aega ja seal see vineer on ka nii ära läinud, et siis mõtlesin, ma võtan lihtsalt selle Agis, et vana hea tuttav Agis ja teeme selle ära, et see Mersu on õnneks suht kõrge ka. Kuigi nina jällegi suht napilt tuli nagu peale, et ei olnud lauda alla vaja panna, aga viimasel nende autode nagu ninad on nagu välja ulatuvad, et on sellised nagu tehase splitterid ja asjad ja siis need ikkagi on vaja mingit madalat varianti, sest see minu Agis on ka tegelikult kõrgete ninadega autodele. Pühapäev ja oleme maale tulnud ja tänane projekt on uus plaat on siin ja see vana plaat siit tagumine välja vahetada, et see on täitsa kaputt. See läheb veel kasutusse, siin tuleb panna uued kruvid ja võib-olla mingi lintsi äärdeta neid servasid nii kiirelt üles ei ajaks või midagi peab mõtlema. Ja see katkine tagatuli läheb uus, veits teistsugune ja hetkel on siis vaja mõelda, see on 6 auguga, aga uus on 5 auguga, et mis juhe ja natuke pusimist on, aga saame arvatavasti hakkama ja see plaat siis. Ja noh, need tuleb ka uuesti kuidagi tagasi panna, et on retsi saanud see Agis siin põhimõtteliselt ühe asjaga ja noh, jah, see veekindel vineer on ikka noh. Peaks tegelikult rihvelplaadi panema, oleks tehtud pikaks ajaks, aga näed, praegu läheb ikkagi see veekindel vineer ja vaatab, mis sellest saab. Puks 100 aastat hiljem aeg möödas, ema sünnipäev ja emadepäev juba käib, aga me siin ikka veel mässasime, aga nüüd saime valmis. Tuli on olemas, juhtmed on kõik ühendatud, tinutatud isegi ja uus plaat sai ka. Et siin see vana plaat on pidune, aga ta veel natuke kestab, ma loodan, et ta nii kiiresti sealt seda äärt üles ei aja, ma pean veel natuke timmima, aga praegu sai jälle viisakaks Agis, et nüüd on kõik timm, et Agis on jälle nagu, võib öelda nagu uus. Eile õhtul sai veel Urmo Passat ja Bemm Tartusse ära toodud ja viime nüüd need Lammarisse, siit lõpetame selle nädala video ära. Tänks, et vaatasid ja olge muhedad. Tšau!